Selles audioartiklis keskendun täna 4 teemale. Räägin Camino de Santiago palverännaku läbimisest. Räägin motivatsiooni paradoksidest. Räägin, mida teha siis, kui puudub motivatsioon. Ja keskendun ka igapäevarutiinide olulisusele. Head kuulamist! On 2007. aasta oktoobrikuu. Grupp Eesti juhte on koolitaja Aira Tammemäe eestvedamisel otsustanud jalgsi läbida Põhja-Hispaanias asuva 800 kilomeetrit pika Camino de Santiago palverännaku teekonna viimased 280 kilomeetrit. Mina, sel hetkel eduka startup-organisatsiooni sisustus.ee tegevjuht, olen üks nende seast. Teekonnaks on arvestatud 8 päeva ehk iga päev tuleb kõndida keskeltläbi 35 kilomeetrit. Kõik kulgeb suuremate kahjudeta, välja arvatud villid ja pidev põlve selja või mõni liigese valu kuni 6. päevani, mil pärast 200 kilomeetrit kõndimist teeb grupijuht Aira ettepaneku läbida sel päeval 2 korda pikem tee ehk 64 kilomeetrit. Teekond jagatakse 2. Pool sellest on plaanis läbida päeval ja ülejäänu jääb ööseks. See kõik on puhtalt vabatahtlik ning kõrgelt motiveeritud 24-aastase harrastussportlasena ei tea ma veel, millele olen päriselt alla kirjutamas. Ma ei tea seda, et mind ootab ees kogu senise elu, ilmselt üks raskemaid füüsilisi katsumusi. Alustame retke õhtul kell 7 ja esimesed 10 kilomeetrit mööduvad suhteliselt ladusalt. Kuid mida kilomeeter edasi, seda pessimistlikumaks muutub olemine. Seda raskemaks läheb kott ja seda lõputumana tundub mu teekond. Õigem oleks öelda, et tekib tunne, nagu kõnniksime koha peal, sest vaimu ja keha kurnatus kasvab minutitega. Iga järgmine samm nõuab üliinimlikku tahet, kuni tekib totaalne ahastus ja hinge poeb lootusetus, mis omakorda muutub vihaks enda vastu, et selle idiootse mõttega üldse kaasa läksin. Tahaks kedagi süüdistada. Tahaks nutta, karjuda, kuid kellegi peale ei ole võimalik viha välja elada. Kujutlen, kuidas kukun lihtsalt keset teed maha ja suren ära. Vaikselt hakkab ööämarus asenduma koiduvalgusega. Keegi ütleb, et veel 15 kilomeetrit. Minu mõte ütleb vähemalt 1000 kord, et ma ei suuda rohkem. Ei ühtegi sammu enam. Motivatsiooni ei ole ja ometi ma kõnnin edasi. Kõik kõnnivad. Veel 10 kilomeetrit. Taevas on juba päris valge ja nüüd kimbutab ka palavus. 5 kilomeetrit. Enam ei suuda isegi mõelda. Hetkel, mille Aira teatab, et jäänud on veel mõnisada meetrit, juhtub aga midagi erakordset ja kogemuslikult isegi müstilist. Keha täitub ootamatu elujõuga, mille sarnast ma pole tundnud viimased 7 tundi. Samm kiireneb, nägemine teravneb, mõistus selgineb, lihastesse tekib jõud. Ma leidsin motivatsiooni. Ma jään ellu, ma saan hakkama. Viimased meetrid mööduvad justkui joostes. Kust tuli selline superpower? Ligi 10 aastat hiljem, pärast tutvumist Harvardi ülikooli professori Sean Acori uuringutega, tean, et sellist motivatsiooni leidmise nähtust tuntakse kui maratoni efekti. Kuuldes finiši lähedusest, tunneb inimene pääsemise lootust, võimast positiivset seisundit, mille taga on omakorda tema aju, mis pritsib vereringesse portsu endorfiine ja teisi kemikaale, mis annavad jooksjale viimase lõigu läbimiseks dopingulaadse jõu. Ehk hetk, mil sinu aju usub, et edu ükskõik millise eesmärgi saavutamisel ei ole enam mitte lihtsalt umbmäärane võimalus, vaid kindel ja garanteeritud reaalsus, eritab ta organismi dopingutaolisi kemikaale, mis annavad inimesele ootamatu jõu ja motivatsiooni. Usun, et absoluutselt kõik on sellist sisemist energiasüsti kogenud. Pikk töönädal hakkab lõppema ja korraga tekib motivatsioon, mis muidu oli raugenud. Sa oled oodanud kallimaga kohtumist ja hetk enne tema saabumist täitud energiaga. Või jõudes raamatu lõppu, hakkame kiiremini lugema. Samuti hakkavad inimesed telefonikõne lõppedes omavahel kiiremini rääkima. Harvardi teadlane Sean Acor, kes seda teemat süvitsi uurib,
väidab oma raamatus Before Happiness, 5 actionable strategies to create a positive path to success, et inimene on suuteline sarnast jõudu, energiat, fookust ja motivatsiooni esile kutsuma mitte ainult siis, kui taldrik hakkab tühjaks saama ja maraton lõppema, vaid absoluutselt igas eesmärgi poole kõnnitava teekonna punktis, sõltumata sellest, kui palju tal veel eesmärgini minna on. Kogu asja idee on Akkuri sõnul 2 avastuses. Esiteks, mida lähemal me oma eesmärgile oleme, seda kiiremini selle suunas ka liigume. Ja teiseks, tegelikkuses ei ole vahet, kui lähedal me oma eesmärgil oleme. Loeb hoopis see, kui lähedal meie aju usub, et me eesmärgile oleme. Ehk muutes seda, kui lähedal me arvame end eesmärgile olevat, määrame ära, kui kiiresti me tegelikult sinna jõuame. Tundub, et intuitiivselt teab seda põhimõtet ka Elon Musk, keda tuntakse uskumatult ja esmapilgul ebarealistlikult ambitsioonikate tähtaegade järgi. Isegi kui Tesla või SpaceX ei ole oma eesmärke tähtajaks saavutanud, on usk eesmärkide lähedusse tekitanud nendes ettevõtetes erakordselt kõrge produktiivsuse. Iga kord, kui seame endale sihi, olgu see müügieesmärk, projekt, millel on mõni konkreetne tähtaeg või ükskõik milline muu isiklik, sportlik või tööalane eesmärk, teeb aju alati 3 paradoksaalset järeldust. Esiteks, kaugus. Mida lähemal on aju arvates eesmärk, seda kiiremini hakkab inimene liigutama. Teiseks, kindlus. Mida tõenäolisemaks aju eesmärgi saavutamist peab, seda kindlamini inimene selle ära teeb. Ja kolmandaks, kergus. Mida kergemaks aju eesmärgi saavutamist hindab, seda rohkem on inimesel selle saavutamiseks jõudu. Need 3 eesmärgi saavutamisega seotud motivatsiooni elementi ei põhine ainult objektiivsetel faktidel, vaid ka inimese subjektiivsel hinnangul. Kui näiteks müügiinimene ei ole just selgeltnägija, ei saa ta kunagi päriselt teada, mitu müügikõnet peab ta eesmärgi saavutamiseks tegema või kui raske saab olema konkreetse kliendi veenmine. Kuid see, kas ja kui kiiresti ta oma eesmärgi saavutab, sõltub sellest, kuidas ta ennast motiveerib. Millist lugu ta endale teadlikult või mitteteadlikult eesmärkide kerguse, kindluse ja kauguse kohta räägib, mis omakorda määrab selle, millise motivatsiooniga ta oma müügikõnesid teeb. Absoluutselt kõik seavad endale sihte ja unistusi, nii optimistid kui ka pessimistid. Vahe on lihtsalt selles, et optimistid loovad endale läbi tõlgenduse seisundi, mis kiirendab eesmärkide saavutamist, kuid pessimistid näevad juba eos raskusi ning loobuvad kergemini. Vaatame seda lähemalt. Esimene motivatsiooni paradoks. Mida lähemal arvab inimene eesmärgi olevat, seda kiiremini ta selleni jõuab. 2006. aastal tegi grupp uurijaid Columbia ülikoolist, täpsemini Columbia University Graduate School of Business, rea eriti põnevaid katseid, mille eesmärk oli teada saada, kas ja kuidas kehtib see printsiip äris. Kohvikuketi klientidele jagati kaarte, millele pärast iga ostu sooritamist märgiti tempel. 10. ostu täitumisel teenisid kliendid välja tasuta joogi. Uurijate soov oli mõista, kas inimeste tarbimine kiireneb, kui nad hakkavad oma tasuta joogile lähenema. Ja nii juhtuski. Mida lähemal oldi tasuta joogile, seda sagedasemaks kohviku külastamine muutus. Uurijad otsustasid katset korrata, kuid teisel korral jagasid nad kliendid 2 gruppi. Esimene grupp sai täpselt samasuguse kaardi. Osta 10 jooki, saada 1 joogi tasuta. Teine grupp sai kaardi, kus oli kiri. Osta 12 kohvi ja saada 1 tasuta, kuid 2 ruudukest oli juba ette tembeldatud. Mõlemal juhul pidi inimene ostma 10 jooki. Eesmärgini oli täpselt sama pikk vahemaa, kuid grupp 2 omas ideelist edumaad. Seega, grupp 2 nägi, et juba alguses on neil läbitud 1/6 teekonnast, kuid grupp 1 polnud isegi
veel alustanud. Kui sa kuuluksid esimesse gruppi, siis esimene kohv viiks su eesmärgile lähemale vaid 10% teekonnast ehk 10%. Kui sa oleksid aga teises grupis, siis tähendaks esimene kohv, et sul on 1/4 teekonnast, 25% juba läbitud. Kuidas see mõjutas katse tulemusi? Inimesed, kes olid teises grupis ja kellele tundus eesmärk lähemal olevat, tarbisid kohvi ja kogusid templeid kiiremini kui need, kes olid grupis number 1. Nende motivatsioon suurenes. Kohvikuketi katse näitab hästi, kuidas kõik saaksid oma eesmärke nii individuaalsel kui meeskondlikul tasandil efektiivsemalt sõnastada. Kuidas saada motivatsiooni ja energiat perioodilistest eesmärkidest? Seades näiteks uue kvartali müügi eesmärke, ärge alustage nullist, vaid lisage sellele eelmise kvartali viimase nädala tulemus. Isegi kui eesmärk on müüa 10 000 euro eest, siis tõstke eesmärk 11 000, kuid hoidke silme ees info, et 1000 eurot on juba müüdud. Reaalne nõutav müügimaht on endiselt sama, kuid tõenäosus, et meeskond tegutseb efektiivsemalt, kasvab. Teine motivatsiooni paradoks. Mida suuremaks hindab aju tõenäosust eesmärk saavutada, seda suurema tõenäosusega me sellega saavutame. Selle idee üks paremaid tõestusi pärineb golfist. 2012. aastal ajakirjas Psychological Science avaldatud uuringus paluti golfimängijatel tabada auku 1,7 meetri kauguselt. Katse nõks peitus selles, et videoprojektori abil kuvati augu ümber veel 6 ringi. Nüüd, et seda audiovormis oleks sul hea edasi kuulata, siis ma väga soovitan sul guugeldada praegu ennem kui sa edasi kuulad sellist asja nagu Ebbinghaus illusion ehk siis Ebbinghaus illusioon. See Ebbinghaus kirjutatakse EBB nagu 2 nõrka B-d, EBBINGHAUS, Ebbinghaus illusion. Ja siis kuula seda teksti edasi. Ühesõnaga, eeldan, et sa oled nüüd Ebbinghaus illusionit guugeldanud, siis küsimus on, kui sa vaatad seda, kumb keskmistest ringidest joonisel on suurem? Nüüd ma eeldan, et sulle tundub üks keskmistest ringidest suurem, nagu peaaegu kõikidele inimestele, kes seda illusiooni vaatavad. Tegelik vastus on, et mitte kumbki. Ringid on täpselt ühesuurused. Tegemist on nii-öelda Ebbinghausi illusiooniga, kus keskmine ring tundub enamikele inimestele suurem, kui seda ümbritsevad ringid on väikesed. Uurijad tahtsid teada, kas illusioon mõjutaks ka mängijate tulemusi golfis. Mängijad teadsid, et augu suurus on sama, kuid sellest hoolimata tabasid nad seda oluliselt vähem, kui auku ümbritsesid suured ringid ja rohkem, kui augu ümber olid väikesed ringid. See on üks esimesi uuringuid, mille käigus õnnestus uurijatel demonstreerida, et mida kindlamaks meie aju edu šansse hindab, seda parem on sooritus. Hetkel, kui puudub motivatsioon, on suur roll oma eduvõimaluse tajumisel. Oletame, et vaevled projekti kallal, mille ülemus sulle viimasel hetkel ette söötis. Esialgu võib tõenäosus, et sa ülesandega tähtajaks valmis saad, tunduda olematu. Ja mida ebakindlamaks aju eesmärgi saavutamist hindab, seda vähem on sul ka mentaalselt ressurssi oma eesmärgini jõudmiseks. Soovitus oleks sellisel hetkel meelde tuletada kõiki kordi, kui oled minevikus keerukate ülesannetega toime tulnud ja seda veelgi väiksema ajaga. Enamik on unustanud, et koolis oli meil tihti vaja teha lühikese aja jooksul mitu mahukat uurimust ja me saime sellega aastast aastasse alati hakkama. Sellele mõeldes suureneb tõenäosus, et ajule hakkab korraga tunduma, et praegune ülesanne ei olegi ehk nii raske ning mida kindlam on sinu aju, et saab mineviku näitel asjaga hakkama, seda kindlamalt see ka juhtub. Motivatsioon tõuseb. Enese motiveerimisel on lihtne ja universaalne põhimõte. Mida lihtsamana me arvame ülesande olevat, seda paremini me selle sooritame. Näiteks Pong on Atari poolt loodud mäng, mida on ilmselt mänginud iga eestlane. Ühtlasi on tegemist esimese mänguga ajaloos, mis tõestas,
et videomängude pealt on võimalik raha teenida. Pong käivitas nii-öelda mängude revolutsiooni ja viis kõikide teiste mängude, sealhulgas Tetrise, loomiseni. Sisult on tegemist äärmiselt lihtsa mänguga, kus tennisele sarnaselt liigub ekraani vasaku ja parema serva vahel pall, mida on vaja üles-alla liikuvate reketitega tabada. Mida kiiremini pall liigub, seda raskem on talle pihta saada. Aastal 2010 tegid uurijad Jessica Witt ja Mila Zukovic katse, mille käigus jagati grupp mängijaid 2. Üks grupp pidi mängima normaalse reketiga, kuid teine grupp sai mängida reketiga, mis oli venitatud suuremaks. Palli liikumise kiirus oli mõlemal grupil sama. Huvitav on aga see, et suurema reketiga mängijatele tundus, et pall liikus palju aeglasemalt kui neile, kelle reket oli tavaline. Teisisõnu, mängija oletus palli liikumise kiirusest sõltus sellest, kas nad pidasid ülesannet juba alguses raskeks või lihtsaks. Mis on loo point? Olles silmitsi ükskõik milliste väljakutsetega, mõni pooleli olev projekt, keeruline ülemus või käibe kasvatamine majanduslanguse ajal, kus sulle peaks tunduma, et sinu võime selle kõigega toime tulla on väike, justkui sinu reket on pisike, hakkab sulle tunduma, et asjad toimuvad liiga kiiresti ja sa ei jõua väljakutsetega toime tulla. Sinu sisemine motivatsioon kaob. Kuid kui sa suudad näha oma reketit ehk võimet olukorraga toime tulla võimalikult suurena, siis tundub sinu ajule, et asjad juhtuvad kiirusega, millega sa oled võimeline hakkama saama. Sinu sisemine motivatsioon taastub. Üks võimalus, mida olen ise korduvalt keset raskeid olukordi kasutanud, on kirjutada üles kõik põhjused, miks ma peaksin raske olukorraga toime tulema ja märkida üles ka kõik oma ressursid, sealhulgas mineviku edukogemused, mis võivad mind aidata. See kõik on oluline, sest 3. paradoks ütleb, et mida kindlamad me oma edus oleme, seda suurema tõenäosusega me sellega saavutame. On oluline luua endas seisund, kus meie ajule tunduvad asjad lihtsad. Vastasel juhul arvab aju, et eesmärgi saavutamine võtab liialt palju energiat ning me anname oluliselt kergemini alla. Kui tegeleme asjadega, mida me hästi oskame, ei ole meil probleemi töötada terve päev ilma eriliselt väsimata. Iga kord, kui puudub motivatsioon, kui peame tulema toime olukordade või ülesannetega, mille suhtes ei ole meil oskusi, andeid või varasemat kogemust, võib pool tundi uudses olukorras tunduda raskemana kui mitu päeva harjumuspärast tööd. Miks? Mentaalset koormatust ja motivatsiooni reguleerib glükoos. See on aju kütus ja mida keerulisem ülesanne, seda rohkem glükoosi vaja läheb. Just nagu pärast füüsilist treeningut võib 5. korrusele minek tunduda maratonile sarnase katsumusena, võib muidu lihtne ülesanne, nagu e-kirjale vastamine või dokumendile pealkirja mõtlemine, tunduda lootusetult raskena, kui oleme selle tegemise hetkeks mentaalselt kurnatud. Just nagu ei ole mõistlik kohe pärast jõusaalis käiku minna sõbrale appi kolima, ei ole mõistlik teha kõige tähtsamat tööd vahetult pärast emotsionaalselt ja mentaalselt kurnavat ülesannet. Kui ma oleksin seda kõike teadnud, siis ehk oleksin osanud arvestada, et pärast 35 kilomeetrit palverännakut ei ole sama pika öömatka ettevõtmine mõistlik tegu. Ehk kui edu sõltub sellest, kas me tajume asju kerge või raskena, siis mängib asjade õnnestumises tähtsat rolli tegelikult see, kui puhanud on meie aju. Seetõttu on uurijate soovitus teha tähtsamaid asju päeva esimeses pooles. Kõige olulisem on meeles pidada, et suurim motivatsiooni pidur on alati inimese enda subjektiivne hinnang asjade keerukusele. Kui miski meid väga väsitab, on tõenäoline, et 50% jõust võtab ära hädaldamine, mis meie peas sel hetkel käib. Kuid hädahulk omakorda sõltub otseselt sellest, kui puhanud me oleme. Just sel põhjusel on psühholoogide soovitus teha kõige prioriteetsemad ülesanded ära päeva esimeses pooles. Samuti ei ole hea leppida kokku 2 olulist kohtumist teineteise järel või planeerida kalendrisse mitut vaimu koormavat ülesannet üksteise otsa. Päeval,
mil pead tegelema raporti lõpetamisega, ei ole tark süüa lõunat probleemse kolleegiga. Või kui sind ootab ees kohtumine, mis nõuab tähelepanu ja fookust, ei ole kasulik enne seda oma lõputööle sissejuhatust kirjutada. Teine võimalus lihtsuse suurendamiseks on rutiinide loomine. Kõik funktsioonid, mida on nii tööl kui kodus võimalik muuta rutiinseks, tuleb selliseks ka teha. Mida vähem vaevad oma pead pisiasjadega, seda rohkem on sul energiat ehk glükoosi, et mõelda kõigele, mis on tegelikult oluline, ning tähtsad asjad tunduvad niimoodi lihtsamad ära teha. Seetõttu on psühholoogide soovitus luua endale rutiinid ning mitte kulutada mentaalset ressurssi sellele, et otsustada, mida ja millal sa sööd, millal lähed trenni, millal teed pausi ja nii edasi. Ei ole tark kulutada ressurssi kaalumisele, kas süüa täna hommikul putru või mune. Ehk planeeri väikesi pause mõtete välja lülitamiseks. Rohkem kui pooled töötajatest kogevad väsimust, mis on seotud stressi, frustratsiooni või ärevusega nende töökohas. Töötajad, kes tegelevad inimeste ja nende turvalisusega, näiteks lennujaama turvatöötajad või meditsiinis töötavad inimesed, kogevad kognitiivset väsimust isegi rohkem ning see kujutab otsest ohtu meie elule ja tervisele. Üks Kesk-Florida ülikooli uurimusgrupp eesotsas kognitiivse psühholoogia doktorandi Michael Ruppiga otsustas 66 inimese peal testida, kas 5 minuti pikkuse puhkepausi ajal nutitelefonis või tahvelarvutis mängude mängimine vähendab tööstressi või mitte. Katses osalenud inimesed mängisid, üks versioon mängu nimega Sushi Cat, teine versioon osalesid juhendatud mõttepuhkuse harjutuses või kolmandas versioonis istusid vaikselt ilma arvuti või telefonita. Samal ajal mõõdeti nende stressitaset, tuju ja muid kognitiivseid omadusi. Artiklis, mis avaldati ajakirjas Human Factors, tõid katse läbiviijad välja, et inimesed, kes istusid vaikselt, ei suutnud töömõtteid unustada ning kogesid muretsemist. Inimesed, kes tegid juhendatud lõõgastavat mõtteharjutust, kogesid stressi vähendamist, kuid ainult see grupp, kes mängis mänge, sai kindlalt öelda, et nad tundsid end pärast puhkepausi ja mängu mängimist paremini. Michael Rupp kommenteeris katse tulemusi väitega, et ehkki inimesed arvavad, et jõuga asjade ärategemisest on kasu ja me jõuame niimoodi rohkem, on tegelikult tõsi see, et väikeste pauside võtmine ja enda täiesti teisele teemale lülitamine on efektiivsem. Me peaksime päevakavasse teadlikult lühikesi pause planeerima ning tegema nende ajal tegevusi, mis meid töömõtetelt eemale viivad ja nii-öelda uuesti laevad. Seega eesmärgi osadeks jagamine aitab saada motivatsiooni tagasi. Kolmas võimalus lihtsuse tunde loomiseks on eesmärgi tükkideks jagamine. Kui motivatsioon tegutseda sõltub otseselt sellest, kui lihtsaks või raskeks aju asju hindab, mitte sellest, kui lihtsad või rasked nad tegelikult on, siis võib juhtuda, et kui mõni ülesanne on muutunud sinu jaoks liigselt koormavaks, kirjeldad sa seda endale raskemana, kui see tegelikult on. Näiteks magistriõppe tudeng Mart, kes on ühtlasi Eesti populaarseima kohvikute keti juht, otsustab, et lõputöö edukus sõltub sellest, et ta töötab läbi 20 valdkonna spetsiifilist raamatut, millest saadaval infol on väärtus ka tema ettevõtte arengule. Kui ta on kõik raamatud kokku kogunud ja näinud, kui suur hunnik neid tema laual on, asendub esialgne entusiasm meeleheitega. Mardi niigi äärest ääreni täis oleva graafiku juures tundub asi juba eos lootusetu. Iga kord, kui ta plaanib võtta õhtupooliku lugemiseks, läheb tööl kauem või juhtub mõni eraeluline asi. Nädalad mööduvad ning Mart ei ole isegi alustanud. Ahastus kasvab, motivatsioon langeb. Äkki tekib Mardil aga idee, liita raamatutes olevad leheküljed kokku. Ta saab 3600 lehekülge. Mart teab, et tal on lugemiseks 18 kuud ja ta saab lugeda iga kuu vähemalt 25 päeval. Kiire arvutus näitab, et ta peab lugema 8 lehekülge päevas. Korraga on Mardi aju jaoks ületamatu mägi muutunud jõukohaseks ülesandeks ning Mart avastab endas jõu ja fookuse, mis on eesmärgi täitmiseks vajalik. Eesmärk ei ole enam 20 lõputut raamatut, vaid selge ja teostatav 8 lehekülge päevas.
Loo point seisneb selles, et võetud eesmärk peab ajule tunduma kerge, mitte raske. Vastupidine kehtib samamoodi. Kui aju usub, et eesmärgi saavutamine on raske, jääb inimesele eesmärgi saavutamiseks kohe vähem jõudu. Mõnikord kulutab mõtlemine sellest, kui palju energiat on vaja eesmärgi täitmiseks kulutada, rohkem energiat kui asi ise. Kokkuvõtteks. Motivatsiooni leidmine on seega piltlikult öeldes aju ära petmine ja see on palju lihtsam, kui esialgu tundub. Jaga eesmärk väiksemateks osadeks, usu, et eesmärgi täitmine on lihtne ja juba päris lähedal ning kõik laabub justkui iseenesest. Ma loodan siiralt, et selle audioartikli kuulamine oli sinu jaoks väärtuslik aeg. Ja kui see nii oli, siis kutsun sind ka kuulama minu täispikka audioraamatut Ratsionaalne emotsionaalsus, tugevad tulemused pehmetest tegudest, mille info ja lingi leiad minu kodulehelt alarojastu.com.